Nii. Päevakorra kinnitamine. Saame päevakorra ära kinnitada. Andke oma... Ega ma ei näe ise ka. Kas te näete seda, kus päevakorda kinnitada saab? Mina küll ei näe. Ava endale vestlusaken. Chatist vaata. 15 inimest on hääletanud igal juhul. 15 inimest on poolt hääletanud, nii et päevakord on kinnitatud. Läheme päevakorras edasi ja läheks nüüd vallavanema informatsiooni juurde. Palun, vallavanem. Nii, tere õhtust kõigile, et ma püüan teha siis täna hästi nii kiiresti, kui ma saan, sest päevakord on ja muidu läheme hästi hiliste õhtutundideni välja. Ei saa aru. Oota, võib-olla... Pange teised oma mikrofonid kinni, jätame ainult vallavanemale sõna praegu. Nii, kõigepealt siis eelarve täitmisest. Eelarve täitmine on sellel aastal olnud meil hästi niisuguse terava tähelepanu all, seda eelkõige seetõttu, et ettevõtetel on siin probleeme tootmise jätkamisega samas mahus ja tööhõive on langenud, tööpuudus tõusnud ja see toob kaasa ka selle, et tulumaksu ei pruugi piisavalt langeda. Vabandust. Ja sellepärast me oleme hoidnud kogu aeg kätt sellel pulsil, et kas me saame oma eelarve tulude osa täis, et me saaksime oma kulud katta. Siin on siis 11 kuu eelarve täitmine, et tegevustulud on meil siis täidetud 94,8%, tulumaks 85,4%, mis on vähem, kui me oleme planeerinud, aga samas tegevuskulud on vähenenud, nii et summa summarum ma usun, et me tuleme aasta kokkuvõttes oma tulude kuludega toime. Ja järgmisel slaidilt siis on võimalik näha ka, kuidas me oleme, mis positsioonil me oleme siis võrreldes naabritega, et siin väga suuri muutusi ei ole, et oleme suhteliselt heal positsioonil, maha jääma ainult Sakust ja Kiilist ja see on siin viimastel kuudel enam-vähem samas seisus olnud. Ja nüüd jah, et lisan veel selle, et kuna tulumaks on küll vähenenud, aga selle katab ära siis need riigi eraldised ja seetõttu me oleme ütleme tasakaalus. Nüüd ehituse valdkonnast tahaks välja tuua siis 4 objekti. Kõigepealt siis tervisekeskuse ruumidest. Need on lubamatult kaua, nende ehitus on kestnud ja lubamatult kaua on kestnud ka siis ehitusloa väljastamine või vabandust, kasutusloa väljastamine. Selle me saime siis nüüd eelmisel nädalal välja antud ja sellest tulenevalt saab siis silmaarst kolida alla esimese korruse ruumidesse. Üleval teisel korrusel saab Medicumi perearst ühe lisaruumi juurde. Mõlemad saavad siis taotleda uue tegevusloa ja selle baasil siis me saame ehk selle majaga asjad korda. Siis ASPA lasteaia põhiprojekt on ekspertiisi läbinud ja algab meil siis ehitushanke ettevalmistamine. Me oleme siin pikalt aru pidanud selle üle, et kas minna hankesse mõlema etapiga korraga või minna alguses esimese variandiga ja siis hiljem teise variandiga. Nüüd see mõlema variandiga korraga minek on selles mõttes kasulikum, et eeldatavasti on siis ehituse hind meie jaoks odavam
ja teiseks me saame siis lasteaiaga ühe soojaga valmis. Laste arv kasvab meil ja selles mõttes, kui me teda ei saa valmis 4 rühma aastal 2022, et siis tekib meil jälle see probleem, et meil ei ole lasteaia kohti pakkuda. Ja nüüd on siis Riigikogu menetluses ka alushariduse seaduse muudatus, mis paneb omavalitsusele konkreetsemaid kohustusi selles osas, et lastele siis lasteaiateenust pakkuda ja seda silmas pidades on ka ütleme vajalik see, et me ehitaksime välja siis 4-rühmalise lasteaia Aespas. Et nüüd küsimus on selles, et kuidas neid kulusid katta, aga sellest siis abi vallavanema ettekande ajal, 3. päevakorrapunkti ajal. Männi lasteaia teise etapi ehitustööd algasid, et nende tööde kulutuste katteks me saime siis vahendeid läbi investeeringutoetuse, mida riik meile sellel aastal eraldas. Ja paratamatult kaasnevad selle ehitusega ebamugavused nii lastele, lastevanematele kui ka personalile, aga tuleb lihtsalt see aeg üle elada ja me saame mõne kuu pärast valmis siis renoveeritud uued ruumid. Ja Kurtna tee osas on siis rekonstrueerimistööde leping on sõlmitud ja käivad ettevalmistustööd rekonstrueerimiseks. Nii, sündmustest ei ole väga palju rääkida, on koroonapiirangute aeg ja väga palju me sündmusi korraldada ei saa. Me jätame ära ka aastavahetuse ilutulestiku, see on Terviseameti soovitus selline. Küll toimub meil siis 3. jaanuaril kell 10.30 päri asetamine Vabaduse sambale ja teatavasti on siis ka vaikuse minut, mida üle Eesti tuleks siis järgida. Ja põhjus siis selleks, et möödub 101 aastat Eesti ja Nõukogude Venemaa vahel sõlmitud relvarahust. Ja 3 näitust on mul siin ka välja toodud, aga ma nendel pikemalt ei peatu. Nüüd muu oluline info. Siis natukene tahaks anda ülevaate, kuidas on koroonasse nakatumine Kohilas olnud. Meil on olnud siin teatavasti neid arvestusi tehakse 14 päeva ehk 2 nädala baasil. Meil on siin viimase 2 nädala jooksul olnud 32 nakatumist. Meie nakatumiskordaja on siis nende nakatumiste arv 100 000 elaniku kohta 14 päeva jooksul on 452. Et sellega Raplamaal me oleme nagu teisel kohal. Rapla vald on praegu meist veel kõrgema siis nakatumiskordajaga. Harjumaa nakatumiskordaja on oluliselt suurem, ulatub siis 748-ni ja Ida-Virumaal siis üle 1000 napilt. Nii et selles mõttes, et me oleme suhteliselt kõrge nakatumiskordajaga võrreldavad siis Harjumaa valdadega, aga arvestades seda, et meil pea pooled töövõimelisest elanikkonnast käivad Tallinnas tööl, siis on see ka nagu arusaadav. Et viimastel päevadel on tulnud juurde niimoodi iga päev 1-2 nakatumist. Eile näiteks ei tulnud ühtegi, täna tuli jälle 2, et loodetavasti siis see stabiliseerub ja hakkab ka vähenema. Ja teatavasti korraldatakse siis ka selliseid reovee uuringuid
mis väidetavasti annavad väga hea info selle kohta, mis piirkonnas siis lähemate päevade jooksul koroonasse nakatumise niisugune tase kasvab. Et need viimased andmed, mis meile tulid, ka Kohilast võetakse neid proove, aga ei ole küll viimase nädala kohta, eelviimase nädala info põhjal meil pigem hakkab siis ka Kohilasse langema. Nüüd siis info veel see, et vahetub Kohila piirkonna politseinik, et Raido sai uue pakkumise töö osas ja uuest aastast ta läheb teise kohta tööle. Et otsitakse siis talle asendajat ja niikaua kuni asendajat ei ole, siis asendab teda Märjamaa piirkonna politseinik. Ja nii palju veel sellest valdkonnast veel info, et politseil on plaanis siis igasse omavalitsusse panna tööle ka noorsoopolitseinik ja loodetavasti tuleb see siis ka Kohilasse. Ja selleks me siis valmistame ruume ette tööstuse 7 aadressil praeguse siis saunamajas. Ja viimane info siis see, et Medicumi perearst hakkab vastu võtma siis 2 päeval nädalas järgmisest aastast, et sel aastal on ta võtnud 1 päeva nädalas ja ma arvan, et see on ka positiivne, et see loob võimalusi neile juurde, kes tahab siis perearsti teenust saada ja kellel ei ole seda võimalust näiteks Kohilas olnud ja kes on võib-olla ka peljanud seda, et 1 päevast nädalast jääb väheks, et siis 2 päeva nädalas on, ma arvan, et suht oluliselt parem variant. Ja ega mul praegu rohkem polegi, et kui on küsimusi, siis vastan hea meelega. Jah, palun esitada küsimusi, aga kasutame seda võimalust, kuna me ei näe üksteist, siis sinna vestluse listi pange lihtsalt küsimus näiteks, ärge kirjutage seda välja või küsimärk lihtsalt, ma näen, et kes selle on esitanud ja siis saate sõna vastavalt. Aga palun, kes tahab praegu küsida? Inna tahab küsida. Palun, Inna. Minu küsimus selline, et on viimasel ajal päris palju olnud juttu, kui nüüd need teed on libedaks läinud sellest, et kas meil on selliseid kergteid, mida on võimalik liivatada niimoodi, et pooles osas on liivatatud, pooles ei ole. Et põhiline probleem on see, et vanemad inimesed, kes käivad kelkudega, et kui ta on üleni liivatatud, siis on see problemaatiline. Et kas seda on kaalutud või saaks selle selgitada, et kui palju meil sellist kergtee võimalust üldse on? Ei ole meile selle lauale tulnud, vähemalt minu teada ei ole, aga saame seda täpsustada ja sulle siis teada anda. Palun, Rein. Palun, Rein. Ja Reinul on küsimus, mis tal eelmine kord oli, et kes elab metsa sees või? No ei saa aru. Esitame küsimused suuliselt, ma arvan, sedasi läheb kiiremini. Inna tipib oma teist küsimust. Palun, Inna. Minu teine küsimus on see, et millised tööd Männi lasteaias esimene ja teine etapp rekki, et mis tööd need olid? Need on siis lasteaia laste rühmade renoveerimine ja siis ka niisuguse siis, ütleme, tugiruumide renoveerimine ja tehnosüsteemide renoveerimine, et ventilatsiooni parandati ja peamiselt sellised tööd. Aitäh. Annan Reinule võimaluse küsida suuliselt. Küsi. Seal on mingi kotermann sees. Kas on veel küsimusi kellegil? Paistab, et ei ole. Suur tänu, vallavanem praegu. Aitäh.
läheme päevakorras edasi järgmise päevakorrapunktini. Nõusoleku andmine, ettekandja abivallavanem Villu Karu. Palun, Villu. Tere. Mina räägin siis koostöölepingust Rail Baltic Estoniaga. Selle kohase ettepanekuga on siis osaühing Rail Baltic Estonia Kohila valla poole pöördunud. See koostöölepingu sisuks on siis Kohila jaama rajamine tulevasele siis Rail Baltica raudtee trassi äärde. Sellega siis sätestatakse, kes selle jaama ehitab, mida sinna täpsemalt rajatakse, mida see taristu endas siis sisaldab ja kes seda hakkab siis hiljem haldama, kelle omandisse ta jääb. Ma loodan, et olete selle koostöölepingu teksti lugenud, seda arutas 2 vallavolikogu komisjoni, arutasid siis nii eelarvekomisjon kui ka maakomisjon ja sealt esitati ka küsimusi, mille kohta Rail Baltic Estonia on ka vastanud. Põhiline, võib-olla kõige selline peamine teema käis siis tegelikult selle üle, palju ikkagi tuleb sinna jaama ümber neid parkimiskohti. Teatavasti oli algselt standardlahenduses välja pakutud, et 30 parkimiskohta. Juba komisjonides tuli see vastukaja, et seda on ilmselgelt vähem. Minu kaudu siis esitati see komisjonide ettepanek, et neid võiks olla vähemalt 60-80 kohta. Ja ma võin öelda, et Rail Baltic Estonia oli sellise ettepanekuga ka põhimõtteliselt nõus. Ütleme siis nõus sellega, et 30 on ilmselt väga vähe. Ja sellest tulenevalt tegi siis nüüd Rail Baltic Estonia omalt poolt ettepaneku muuta selle eelnõu ehk siis koostööleppe eelnõu punkti 223, mis kirjeldab siis projekteerimist ja siin siis viimane lause oleks siis ümber sõnastatud niimoodi, et baaslahenduse hulka kuuluv parkimiskohtade lõplik arv selgitatakse välja detailplaneeringu menetluse käigus. Ehk siis teisiti tähendab see seda, et selle koostööleppega seda lõplikut arvu praegu veel paika ei pandaks, aga seda siis täpsemalt otsustatakse hiljem. Ja nagu ma ütlesin, ütleme ka eelnev suhtlus on andnud meile tulemuse siis, et tegelikult seda, et praegu standardlahenduses olev arv on väike ja seda tunnistab ka siis Rail Baltic Estonia. Nii, veel olid siin küsimusi, esitati ka jaamahoone suuruse kohta, siis elektriautode parkimiste kohta. Selle kohta võib kokkuvõtlikult öelda, et praegu lähtutakse ikkagi standardlahendusest ja näiteks siis elektriautode kohti tähendab, et algselt ehitatakse välja 6, aga taristu rajatakse nii, et hiljem neid laadimispunkte oleks võimalik sinna juurde lisada. Samuti ka jaamahoone territooriumi ehitamisel arvestatakse sellega, et kui kunagi tõesti peaks minema vaja suuremat hoonet, siis oleks seda võimalik ka sinna juurde ehitada. Ja küsiti veel ka perroonil asuvate nende katusealuste kohta. Selle kohta võin öelda siis, et need katusealused jäävad
Rail Baltic või tähendab raudteeoperaatori taristu haldaja nii-öelda hallata, kes see tulevikus saab olema, seda praegu hetkel muidugi ei tea, aga igal juhul mitte omavalitsuse hallata. Et väga lühidalt siis praegu selline ülevaade, et kas on küsimusi täiendavalt? Kuulaks ära siin ka eelarvekomisjoni seisukoha esimees Allar Aljasorg, palun. 15. ja 28. detsembril siis käsitles seda teemat eelarvekomisjon ja eelarvekomisjon käsitles seda teemat 2 korral just seetõttu, et eelarvekomisjoni liikmetel olid mõned täiendavad küsimused ja need küsimused on ka abivallavanem Villu poolt ka selgitatud ja kokkuvõttes eelarvekomisjon nägi seda, et kui see Rail Balticu raudtee nii või teisiti tuleb, siis tuleb Kohila valla poolt seista selle eest, et Kohila vald saaks maksimaalse kasu. Eelarvekomisjon näeb selgelt, et kui me loome ühe uue võimaluse ja me saame kohaliku peatuse, mis võimaldab ka kiiret ühendust Kohila keskuse ja Ülemõiste keskuse vahel, siis on see kindlasti hea. Komisjon vaatas ka sellest pilgust lähtuvalt, et mis on need kaasnevad kohustused, siis komisjon leidis, et need kaasnevad kohustused, mis hiljem tähendab siis peamiselt ütleme siis selle hoolduskulusid, siis see kulu on tegelikult võrdlemisi väike võrreldes selle kasuga, mis Kohila vald tervikuna saab. Ja sellest lähtuvalt eelarvekomisjon ka toetas antud otsuse eelnõud ja jätkuvalt soovib, et Kohila vallavalitsus ja esindajad, et me oleksime jätkuvalt konstruktiivne partner Rail Baltic Estonia esindajatele ja see nõudlikkus meie poolt peab jätkuvalt säilima. Aga kokkuvõttes, nagu ütlesin, et komisjon toetas. Suur tänu. Ja maakomisjoni esimees Andrus Saare, palun. Tere minu poolt. Et jah, maakomisjon arutas koostöölepingut 21. detsembril oma Skype'i koosolekul ja oli mitmeid küsimusi ettekandjal abivallavanem Villu Karule, millele ka abivallavanem vastas ja nende vastustega jäädi rahule, aga kõige rohkem tekitaski nagu arutelu ikkagi parklakohad ja tõepoolest saime koha peal teada, et meil täna Edelaraudtee teenindusparklas on 65 kohta, siis ilmselgelt planeeritav Rail Baltica 30 kohta on selgelt vähe ja komisjon oma diskussiooni käigus jõudis siis nagu 2 variandile, et esimene ettepanek on leida õige parkimiskohtade arv läbi detailplaneeringu või juhul, kui Rail Baltica seda varianti ei aktsepteeri, siis teine variant oleks olnud, et konkreetselt siis juba suurem